Head TV7 vaatajad, Shalom Jeruusalemmast. Olen taas saanud siia pühale maale tulla, et osa võtta Jeruusalemma palvushommikusöögist. Ja nii nagu ka möödunud kordadel, toon ma sellise väikese ülevaatliku reportaaži ka teile, mis on siin toimunud, millised teemad on siin käsitletud ja miks on see sündmus tähenduslik ja oluline ka sulle, hea Eesti vaataja. Jeruusalemma palvushommikusöök, kui sa juhuslikult, hea televaataja, ei tea, on üks unikaalne liikumine, mis koondab endas nii vaimulikke, poliitilise, ühiskondlikke liidreid ja juhte selleks, et palvetada rahu eest Jeruusalemmas, aga ka Jumala plaani täitumist mitte ainult Iisraelile, vaid ka meie riikidele. Ja selle palvushommikusöögi direktoriks on Albert Veksler, keda te paljud teate ja mul on suur rõõm ka temaga vestelda nüüd. Tere, Albert! Aitäh, väga rõõm on olla siin ja usun, et need muljed on olnud ikka võimsad, kas pole? Jaa, et su silmist on näha seda, et sa oled üle elanud nagu väga mitmeid raputavaid hetki, loomulikult ka kogu organiseerimise töö, mis on sul selja taga, on olnud väga võimas ja ma tahan üteldagi sulle, olles istunud seal lihtsa inimesena pingis, et see on hämmastav, kuidas Jumal on andnud sulle ühe kutse, aga ka varustuse nii palju olulisi inimesi tuua kokku siia maailma keskmesse. Maailma naba on ju see koht, kus me oleme, Jeruusalemm, ja panna koos palvetama ühiselt. Ja see on tõesti ime, sellepärast, et veel nädal aega tagasi president Trump ütles, et ta oli tunni aja kaugusel Iraani ründamisest ja muidugi me palvetasime siin ja me võtsisime igasuguseid viise, kuidas julgustada neid, kes olid teel siia poole. Sest ega ei ole kellelgi olnud ka oma reisiplaane teha, sest et kui lennukid ikka ei lenda või su lennud ära tühistatakse, siis võib ka hirm nii-öelda kallale kippuda. Aga tegelikult see, mida Jumal tegi, on lihtsalt üle mõistuse, sellepärast, et selle peale ei tuleks ka. Et samal ajal toimus moslemite palverännak Hadž Saudi Araabias, Mekkasse. Ja nemad, eks ole, korraldavad need asju oma kuukalendri järgi, see on liikuv kalender, sa kunagi ei tea, isegi ma siin elades ma ei tea, millal nendel on Ramadan, kord kevadel, suvel, talvel, et see on nagu hästi nagu randomaalsena näiv asi. Ja laheriikide presidendid helistasid Trumpile ja ütlesid, et meil on miljonid inimesed siin Saudi Araabias. Hoia praegu oma hobused tallis kinni, et ära lase neid välja. Ja et need hadži päevad on Jeruusalemma palvusommikusöögi kuupäevadel, seda ei saa mitte keegi organiseerida, korraldada, orkestreerida, see lihtsalt on Jumala käsi ja tõepoolest, nagu me kõik nägime need 2 nädalat, isegi rohkem muidugi, eks ole, see vaherahu algas küll 13. aga tuli kogu aeg väga pinev, 13. aprillil, eks ole, tulime just tagasi Fääri saartelt ja mitte keegi ei teadnud. Ja iga uudis oli niisugune, mis pani võpatama, et mis nüüd saab. Aga näed, palvusommikusöök on ära toimunud ja oleme kõik siin rõõmsasti. Kohal oli enam kui 300 külalist. Üle 300 inimese ja ma arvan, 38 erinevat riiki olid esindatud. Just. Ja neid, kes tulemata jäi, kui palju oli neid, kes otsustasid, et ma ikka ei julge seda sammu teha? Tähendab, oli neid, kes ka registreerusid, aga siis näiteks Norra valitsus teeb ju sellist asja, et nad annavad, nende välisministeerium annab nende nimetatud punase tule teatud riikidele ja siis kindlustusfirmad ei anna sulle reisikindlustust ja see paneb ka inimesi kartma. Eks ole, et kui riik ikkagi ei soovita, et meil oli mitmeid norrakaid, kes tühistasid, aga me ei tea ju neid üldse, kes isegi nii kaugele ei jõudnudki, et mõelda, et ma nüüd tulen. Aga vaata, kui palju oli neid julgeid, kes tulid. Ja tundub, et siia tulek ongi natuke selline usu samm ja me seda ise ka kogesime. Nüüd on olnud juba 10 korda Jeruusalemmas see üritus ja üldse kokku on neid palvusommikusööke 40 olnud.
Ja ma mõtlengi nüüd, et kui ma küsiksin sinult nüüd siis peale seda 10 aastat, et mis on olnud see visioon, millega sa alguses teele läksid, alustasid ja kas see visioon on kuidagi selginenud, on see muutunud? Kas sa oskasid alguses üldse näha ka, kuhu see liikumine lõpuks välja jõuab? Kahtlemata ta on selginenud. Ma arvan seda, et kui me midagi oma südames kogeme, mis Jumal meie südamesse nii-öelda paneb, meil on mingi aimdus, aga ega me ei tea, eks ole. Ja sellepärast see on olnud väga põnev seiklus, väga põnev rännak. Sest et iga kord, kui me oleme kokku tulnud ja oleme toonud juudi kogukonna ja kristlased kokku, on juhtunud ime. Ja need imed on olnud seda sorti imed, seda laadi imed, et sa kohe ei saa mitte kuidagi seda asja orkestreerida või lavastada, ainult Jumal saab sellise asja eest au saada. Ja iga kord me näeme seda, et on ka vastuseis ja Jumal imelisel kombel toob meid välja sellest. Nii et see on üks põnev rännak on. Ja sa oled tegelikult ka rääkinud väga erilisi lugusid, mis on nagu juhtunud kõikide nende palvusummikusöökide juures ja nende kaudu ja nende tõttu ilmselt. Aga kui ma nüüd küsiks sult, et mis siis sulle esimese hooga tundub, on üks näiteks kõige suurem ime, mille sa suudaksid kohe ära registreerida oma peas, mis sinu meelest on toimunud? No, praegu kõige värskem ime on see, millest me just rääkisime, eks ole, see, et Jumal selle aja nii-öelda meile vabaks tegi ja taeva lahti hoidis. Et see on tõesti niisugust laadi ime, et see on erakordne. Aga ma näen tegelikult isegi niisugust nagu malli või kuidas me öeldakse selle kohta nagu pattern, eesti keeles vist ei ole üks sõna. Muster, jah, aga see on midagi sellist, et sa näed poliitikuid, kes ütlevad, et nemad tahavad tunnistada Jeruusalemma Iisraeli pealinnaks, nii nagu Piibel seda ütleb. Ja nad tulevad Jeruusalemma palvusummikusöögile, ühel või teisel moel tulevad, saavad meiega kokku. Ja siis juhtub see ime nendega, et neile antakse see võimalus. Nad äkki võidavad valimised või tõesti ootamatutel olukordades sõnaga asjad pöörduvad ja nad osutuvad olema sellises positsioonis, kus nad tõepoolest saavad midagi Jeruusalemma heaks teha. Ja me just täna õhtul ka rääkisime Sitivendi Rabukast, Fidži peaministrist, kes oli meie üritusel Canberras 2020. Ja ta oli seal ka opositsiooni juht ja ta oli endine kindral, endine peaminister. Mitte keegi ei uskunud, et ta teeb comebacki, vanem mees juba. Mitte keegi ei uskunud, et ta teeb comebacki. Ja ta oli laval, ta seisis ja kuulutas oma toetust Jeruusalemmale. 13 aastat hiljem on ta taas peaminister. Ja me olime uuesti Austraalias Gold Coastil ja ta saatis oma asepeaministri meile raporteerima, kuidas tema valitsuse esimene otsus oli Jeruusalemma saatkond üle kolida. Ja ta nüüd tegi seda möödunud septembris. Sama lubaduse andis Jair Bolsonaro ja tundmatust poliitikust sai president. Kahjuks jäi tal see lubadus täitmata ja usume, et tema poeg Flavio suudab selle ellu viia. Sarnane asi juhtus ka Itaalias. Ja me nägime, kuidas ühesõnaga meie hakkame palvetama, eks ole, et Jeruusalemma palvusummikusöök tuleks ja äkki juhtuvad asjad, mis täiesti üllatavad. Sul on mitte kunagi varem ei olnud tulnud Itaalia poliitikud sarnasel moel kokku, et Iisraelile toetust avaldada. Ja nad tulevad kokku Itaalia senati raamatukogus, kus meil oli siis see ametlik üritus. Ja üksteise järel need Itaalia poliitikud Giorgio Meloni, kes oli opositsiooni juht tollal, Matteo Salvini, Lucio Malan, senaatorid, eks ole, Simone Pilloni ja teised, üksteise järel ütlevad, et Jeruusalemma tunnustamine on hädavajalik Itaalia valitsuse poolt, et see on moraalselt ja teoloogiliselt ja ajalooliselt õige. Ja Matteo Salvini andis lubaduse, ta tweetis sellega pärast, saab kõike vaadata üle. Kui tema kord tuleb koalitsiooni moodustada, siis tema kolib saatkonna Jeruusalemma. Ja kujutad ette, täpselt aasta hiljem
Draghi valitsus langeb, astub tagasi peaminister ja täpselt see seltskond, kes meil oli siis senati raamatukogus, tuleb võimule. Nendel on vaja see lubadus heaks teha. Aga ometi see juhtus ja ka senaator Simone Pilon oli meil siin mitmed aastad ka seekord ta kirjutas meile, kui väga tahtis tulla, aga ta ei saanud. Nii et me näeme ühte sellist nagu huvitavat nagu järjepidevat joont. See on üks asi. Aga siis on ka teised imed, mis Jumal on teinud. Näiteks Hollandis me räägime võimast asja, kui valitsus samal päeval, kui me olime parlamendi Riidersaalis, see on siis see koht, kus kuningas peab kõnet kord aastas, valitsus samal päeval, kui me prohvet Jesaja raamatust lugesime, see korraldaja Jack Van der Tang luges, minu rahvas on röövitud ja mitte keegi ei ütle, anna tagasi. Ja ta ütles seda pisarad silmis. Ja samal päeval juhtub selline ime, et valitsus, kes oli hoidnud holokausti reparatsiooni rahasid kinni, oli teinud otsuse maksta raha. Aga nad ühesõnaga hoidsid seda raha kinni. 10 miljonid eurod vabastati sel samal päeval. See parlamendisaadik, kes meid kutsus, tuleb hüüdes õhtusöögile, karjub. Kas sa tead, mis juhtus? Natuke sama tunne nagu täna õhtul. Jah, mis juhtus? Kas sa tead, mis juhtus? Mõtlesin, kui sa ei räägi, me ei tea. Et valitsus sellel päeval vabastas 10 miljonit. Nii et need holokausti üle elanud ja nende järeltulijad, kes pidid maksma piletiraha surmalaagrisse, rongi piletiraha, nad teadsid, mida nad teevad. Et nad ise kinni maksma oma surmalaagri pileti. Et siis Hollandi raudtee, kes seda sigadust tegi, maksis neile kompensatsiooni. Aga Albert, mis siis juhtus ka seekord? Kas sul on midagi sellist välja tuua veel? Peale selle, et see üldse toimus. Ja no, meil oli väga palju suuri asju, näiteks, et välisminister tuli kõnelema, asevälisminister tuli, Juude ja Samaaria kubernerid, et nemad olid mõlemad siin kohal. Ja nad tegid tegelikult väga võimsa avalduse. Ja see avaldus tegelikult puudutab kõiki meie televaatajaid ka. Sest et nad ütlesid, et nemad annavad aukodakondsuse, Juude ja Samaaria aukodakondsuse nendele kristlastele, kes Iisraeli armastavad. See on midagi täiesti ju uskumatut. See on. Ma mängisin selle ideega, ma kirjutasin artikli sellest ja ma mõtlesin, et huvitav, kus see nüüd siis jäi, aga see tuli nüüd aasta hiljem üles ja nad tegid selle ära. Et nüüd see hakkab pihta, missugune see protseduur täpselt välja hakkab nägema, seda me veel ei tea. Aga mulle öeldi, et ma olen aukodanik number 2. Michelle Bachmann oli esimene. Palju õnne sulle selle eest. Me loodame tõesti, et see koostöö, me näeme tegelikult seda ja see on piibli põhjal väga selgesti välja loetav, et juudid ja kristlased peavad seisma üksteise kõrval ja meie osa on toetada, sest me teame seda, et meie oleme pärit sellest, meie juur tuleb sealt ja meie osa, me kuulume kokku ja ei ole võimalik kuidagi moodi meid hoida nagu lahus. Ja need õlipuuoksad, need metsikute eestlaste õlipuu, Eestis vist ei olegi õlipuu, on. Siin on palju. Vist ei ole. Aga siis on ta nii metsik oks, et ta on nii unikaalne oks, et see tuleb siia Iisraeli õlipuusse poogitult ja kannab vilja Eestis. Ja see on üks fantastiline asi. Vaata, kristlased on ju aastaid otsinud seda kokkupuutepunkti ja kohtu, mis meid ühendab. 40 000 erinevat denominatsiooni maailmas ei paistab nagu mitte kuidagi, ei ole sellest üksmeelest nagu tulemas seda üksmeelt. Küll on vaadatud Rooma ja Vatikani poole, küll on vaadatud ükskõik kuhu poole. Aga ei ole loetud piiblis seda, et nende okste kokkusaamise koht on tüves. Ja see õlipuu on Iisraeli õlipuu, kus ma seda tean, sest Paulus ütles nii, et ka need oksad, mis ära murti uskmatuse tõttu, pannakse tagasi nende oma õlipuusse, ütleb Paulus. Nii et see üksmeel, see ühtsus, mida tegelikult kristlased otsivad ja ootavad, on siin. Ja see kokkusaamise punkt kõigile nendel okstele on tüves. Ja, et Iisrael, me ei saa sellest üle ega ümber ja me ei saa seda sellepärast ka üle ega ümber, et me näeme tegelikult, mis maailmas on nagu praegu toimumas. Antisemitismi tõus on nagu ehmatav ja üllatav mõnes mõttes.
kuigi me piiblist loeme ju, et sellised asjad hakkavad sündima ja ka sellel konverentsil oli see üks selline korduvalt läbikäiv teema ja ma kuulasin sind, kui sa väljendasid midagi sellist, mis ma arvan, oli väga-väga tähtis. Kui sa ütlesid seda, et jah, me peame tõepoolest õpetama noort põlvkonda. Meil on vaja tegelikult harida, sest me teame, et noored sageli ei ole saanud seda põhja hea piibliõpetuse näol. Meil tuleb sellest rääkida, meil tuleb seda õpetada, aga tegelikult tuleb meil midagi veel teha. Mida, Albert, meil tuleb teha? Ma tegelikult nägin seda pisut isegi selles valguses, et tõepoolest on vaja harida inimesi ja antisemitismile vastu seista. Aga ma nägin ühte sellist muutust, et meil on vaja hakata valmistuma ja hakata palvetama selle uue põlvkonna Schindlerite, Wallenbergide, Sugiharade, Bonhoefferite tuleku eest, sest et ajad on muutunud, midagi on pandud liikvele. Ja kui sa ühiskonna ajalugu uurid, õpid, siis sa näed seda, et on teatud protsessid, mis kuigi nad käivitatakse, ei ole võimalik peatada. Et me peame aru saama sellest, et need protsessid tahes-tahtmata nad jõuavad oma sihtkohta välja ja need protsessid on käivitatud, on algatatud ja seda on jube tunnistada. Aga ma arvan, ja seda, mis ma ka ütlesin, et kristlased peavad hakkama palvetama ja otsima ja olema valmis selleks, et juutide päästa ohu eest, mis neid elu hakkab ohustama. Et see on miski, mis on see kurb pööre, mida ma olen tajunud ja näinud ja kogen kahjuks väga teravasti. See on väga konkreetne üleskutse ja ma arvan, et see oli midagi väga sellist väga-väga olulist, mida me peaksime nagu võtma vastu. Mina vähemalt enda jaoks võtsin selle mõtte kaasa sellelt konverentsilt ja ma võib-olla lõpetuseks lihtsalt küsingi, et mis on see, mida sa tahad Eesti inimestele ütelda võtus selles ajahetkes, kus me praegu oleme, Eesti kristlastele ennekõike? Kõigepealt, et ärge unustage seda väga lihtsat tõde, mida Piibel ütleb, et paluge Jeruusalemma rahu pärast. Jeruusalemma on võti, kas see meile kirikukantslist on selgeks tehtud või mitte. Piiblist tuleb see väga selgesti välja, kui Jumal räägib mingisugusest asjast üle 600 korra, 660 korda või siis Sioni nime kasutab 150+ korda. Järelikult see on midagi väga olulist. Jeruusalemmal on millegipärast selline tähendus, et Jeesus nuttis selle linna üle. Ja minu küsimus on, kas meie ka nutame? Kritiseerida on väga lihtne. Jeesusel oli väga palju raskeid sõnu öelda oma rahva kohta, aga ta nuttis. Ja Jeruusalemm on ka sedamoodi võti, et ta toob õnnistuse. Ta toob õnnistuse moel, mida inimesed ei oota. Ja ma olen nüüd kuulnud nii palju tunnistusi selle kohta, kuidas inimesed on otsustanud, et nad on küll nagu saanud selle, mitte lihtsalt oma tarkusest, vaid nad on saanud ilmutusena selle teadmise, et nad peavad midagi tegema Iisraeli jaoks. Ja Jumal on loomulikult nad üle kallanud sellisel moel, et sul läheb suu ammuli, sa ütled, kuidas on selline asi võimalik? Kuidas võib üks väike kogudus näiteks omandada niisuguse hunniku kinnisvara linna kesklinnas ja võtab sõnatuks. Aga sest, et nad otsustasid teha, mida Jumal neile ütles teha. Ja just tuli meelde keegi pastor, ta oli Lätist, me lähme ju Lätti nüüd 28. juunil, 29. juunil, et ta ütles, et Jumal küsis tema käest, et mida sa minu rahva jaoks teed. Et tema võttis nagu tummaks see küsimus, et ta ütles, et mul on hea suhtumine juudi rahva vastu. Ja, aga lisaks sellele kuulis ta küsimust. Ja siis see pani teda mõtlema ja pani teda oma elu nagu ringi vaatama. Ja see, missugused õnnistused Jumal tema üle valas, sõnul seletamatu. Nii et seda ma soovin, et see ilmutus tuleks, et Eesti kristlaskond saaks aru, mis on Jumalale kallis ja oskaks seda endale kalliks pidada. Ja näha seda, et on midagi suuremat ja rohkemat kui meie isiklikud tänased praegused vajadused, mis on kindlasti väga olulised. Aga nii nagu
Jumal Hiiobile õpetas, et kui ta oma sõprade eest palvetas, siis ta sai 2-kordselt ise. Nii et seda ma tahangi soovida 2-kordselt õnnistusi tagasi Eesti rahvale. Aitäh, Albert, selle vestluse eest, aitäh selle eest, et sa oled võtnud tõesti pööraseid hulljulgeid samme ette, et selleks, et võiks toimuda need imed. Ja need ei ole mitte väiksed imed, need on olnud suured imed, nii et õnnistagu Jumal sind mitmekordselt, sind ja sinu peret. Ja sa tead, kui paljud inimesed hindavad seda, mida sina oled teinud. Sa oled suur õnnistus, mitte ainult Iisraelile, vaid ma usun paljudele rahvastele, kelle esindajad siin käivad. Nii et veel kord aitäh sulle selle vestluse eest, selle intervjuu eest ja loodame, et Jumal juhib sind edasi uutesse imedesse. Ja aitäh sulle, tahaks kutsuda kõiki meie televaatajaid tagasi Iisraeli, et plaanige tulla, midagi head juhtub siin teile kindlasti ja ei tohi kunagi unustada, käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad, ütleb Jumala sõna. Amen. Seekordsel palvus hommikusöögil on eestlased esindatud märkimisväärselt. Eesti delegatsioon tundub olevat kõige rohkem arvulisem ja muuhulgas on esindatud ka meie Riigikogu ja just nimelt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhi Martin Helme näol. Tere, Martin! Tervist! Ja Peeter Võsu, sina oled juba ammu tuntud palvus hommikusöökidel külastaja Jeruusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti juht. Ja tere! Ja teie olete nii-öelda sellise poliitilise tasandi vaatlejad antud juhul just selle konverentsi raames. Mis teie arvate, miks on Iisraeli toetamine oluline nii valitsuse tasandil, aga võib-olla ka teile isiklikult? No, minu meelest oli väga selline naela pea pihta. Gideon Saar, Iisraeli välisminister, käis ka ju sellel üritusel ja tegi sõnavõttu, kus ta ütles, et tema ei saa aru, miks eurooplased viivad ellu poliitikat, mis on Euroopa enda huvide vastu. Ja kui mõelda objektiivselt ja ratsionaalselt, siis Iisrael on nii eurooplastele kui ameeriklastele kõige lähem, nii maailmavaateliselt, kultuuriliselt kui poliitiliselt, kui julgeolekualaselt kõige lähem liitlane Lähis-Idas üldse ja kõige vähem probleeme tekitav riik üldse Lähis-Ida kontekstis, et tema ei saa aru, miks Euroopa riikides on selline küllaltki raevukas ja küllaltki äge vastuseis siis Iisraelile, Iisraeli poliitikale. Ma võiks teda muidugi harida, ütelda, et suur osa Euroopa sellisest Iisraeli kriitikast tuleneb sellest, et Euroopasse on toimunud massiimmigratsioon eelkõige moslemiriikidest ja need moslemid on toonud kaasa oma nii-öelda patoloogiad, nii omavahelised suhted kui ka oma suhtumise Iisraelisse ja neid on juba nii palju, et nad hirmutavad Lääne-Euroopa riikide valitsusi kohe päris kindlasti. Aga kahtlemata on siin veel muidki põhjuseid. Minu arust on asi lihtne. Iga inimene, kes on tegelikult kursis asjaoludega, faktidega ja ajalooga, raske on tal jõuda muule järeldusele, kui et siinses võitluses olemasolu eest on Iisraeli riik nii-öelda heade poolel. Ja seda tuleb ikkagi selgitada, see ei ole väga populaarne tegevus, aga seda tuleb selgitada kannatlikult ja rahulikult. Ja muidugi tuleb ka seda öelda, et Eesti kontekstis see Lähis-Ida ei ole nii kirglik ühiskondlik polemiseeriv teema nagu mõnes teises riigis, et meil küll on selliseid Palestiina eest särkirebijaid ka, aga üleüldiselt Eesti ühiskonnas see mingisuguseid tohutuid maavärinaid see teema minu meelest ei tekita, mis on ka mõistlik, sest see on meist kaugel ja mida me ikka siin muuta saame. Ja sel teemal muidugi on olnud üsna palju sõnavõtte ja mõnedki on väga põhjalikult ja sügavuti läinud sellest teemasse, et mis siis ikkagi on pannud inimesed seisma lausa terrorismi eest. Väga mulle meeldis ka Sharon Haskeli sõnavõtt, kes on siis Iisraeli asevälisminister ja ka tema rääkis just sellest, et huvitav, et kui Gazast rünnati ja kõige jubedamal, koletumal viisil, ühesõnaga vägistati, tapeti imikuid ja kõik, mis see endaga kaasa tõi. Ja siis paar päeva läks mööda ja siis juba kogu Euroopa pöördus Iisraeli vastu, kes oli ennast kaitsmas. Et loogiline oleks, et inimesed tunneksid kaasa ja eriti kui veel mõelda, et Iisrael on ju
meiega nagu ühes kambas. No ikkagi lääne ühiskond ja praktiliselt judeokristliku maailma pildiga jaoks ikkagi nagu selline meie ideoloogia jaoks peaks olema alust panev seltskond. Ja nüüd siis Euroopa pöördub siis pigem terroristi toetama ja Iisraeli vastu, et Iisrael on sellest küll väga keeruliselt aru saav ja siin on mõeldud ka ja ma olen mõelnud neid sõnavõtte ka, et mõeldakse, et mis selle põhjuse taga on. Muidugi Jim Carlow minu arust väga hästi täna hommikul ka rääkis sellest ja ütles, et siin on tõesti ainult üks põhjus, et Iisrael meenutab rahvale, et on olemas ka looja Jumal ja et isegi kõige sekulaarsem juut tegelikult meenutab meile seda, et on üks rahvas, kellel on väga eriline side, eriline seos Jumalaga, loojaga ja see on ikkagi Jumalapoolne leping selle rahva ja selle maaga ja see on nüüd ainus nagu selline realistlikult mõeldav põhjus, miks pöördub maailm vastu ja nii nagu sa ütlesid, et see äärmusislamism ja marksism, need hoiavadki täiesti loomulikult nagu kokku nagu väga vennalikud rahvad ja siin loogika puudub, sest äärmusislamism peaks ju kõiki vihkama, kes on nagu nende jaoks Allahi vaenlased, aga siis marksism, mis on siis äärmuslik ateism, siis kuidagi nagu hoiab kokku ja siin vaadata, et Iraan ja Põhja-Korea ja Venemaa on täiesti nagu ühes kambas ja väga hästi ajavad neid asju, et kogu läänemaailmale vastu seista. Aga neil on sama vaenlane, vaata, sellel samal marksismil ja islamismil on sama vaenlane, see on lääne tsivilisatsioon ja nad leiavad väga kiiresti ühise keele selle lääne tsivilisatsiooni vastases võitluses. Ja ma meenutan just seda hetke, kui me olime Knessetis, kus sina, Martin, ja ka samuti Mart Helme olite siis seal nii-öelda kantslis või puldi taga ja te saite avalikult toetada Iisraeli Eesti esindajatena, ütelda, et see on oluline, et meie valitsusena tegelikult valitsuse esindajatena toetame teid. Miks ma seda tahan nagu esile tuua on see, et ka sellel konverentsil on väga palju toodud esile põhitõdesid, mida piibel tegelikult meile ütleb, et need rahvad, kes Iisraeli toetavad, nende üle Jumal mõistab kohut vastavalt nende tegudele ja need, kes Iisraeli taga kiusavad, nende üle Jumal mõistab samuti kohut. Et kui me mõtleme Eesti peale, kuidas teile nagu tundub praegu, kuhu poole võib Eesti kalduda selles ajaloo rahvaste kohtumõistmises? No siin on kaks tasat, et see Knesset või Iisraeli parlamendis, mina opositsioonisaadikuna, suur au oli, et võeti vastu, teised kohapealsed siis rahvasaadikud olid meid tervitamas ja tõepoolest siis ka sai sõna võtta, et on poliitiline tase. Ja siin poliitilisel tasandil, see on täpselt, millest rääkis ka Peeter, et kes siis on need araablased ja iraanlased ja moslemid, need on meie vaenlastega sõbrad, need on sõbrad venelastega, need on sõbrad terroristidega, hiinlastega, et need on need inimesed, kes kütavad üles immigratsiooni Euroopasse ja moslemi immigrandid tegelevad Euroopas ju sama asjaga, millega nad siin tegelevad tapmise vägistamisega. See on lihtsalt puhas ratsionaalne poliitika, et me toetame Iisraelit, sest meil on ühine vaenlane, ühine võitlus. Aga nüüd on tõesti teine tasand ja see on nüüd see palvustasand, palvus hommikusöögi tasand. Et mina kui kristlane ju Jeruusalemm on piibli läbiv teema, läbiv nii vanas kui uues testamendis, terve uus testament ümber Jeruusalemma keerleb. Ja seda nagu tasandit siin käsitleti muidugi palju rohkem kui tavaliselt ükskõik millistel poliitilistel koosolekutel. Ja tõesti neid piibli tsitaate, neid piibli väljavõtteid sellest, mis on siis kristlaste seos Jeruusalemmaga, mis on juutide seos Jeruusalemmaga, kus meil on see ühisosa, Vana testament on ühisosa, et ka siin me oleme nii-öelda ühe ja sama kultuuri põhja pealt kaks erinevat haru ja meil on palju millest rääkida. Ja jah, tõesti see, aga kui sa nüüd küsid, et kus me täna oleme, siis mul oli ka eraldi kohtumine Iisraeli siis diasporaa minister Amichai Tšikliga, kes ka küsis Eesti kohta ja Eesti asjade kohta, ütles, et küllaltki pikalt on Eesti välispoliitiline joon olnud küllaltki Iisraeli toetav.
ja see on muutunud alles Margus Tsahkna ajastul. Ja noh, see nii-öelda nihkumine on toimunud eelkõige selle tõttu, et kui varem oli Eesti välispoliitiline liin eelkõige nii-öelda kopeeris või küsis Washingtonist või Ameerikast, kuidas hääletada näiteks ÜRO-s, siis nüüd Eesti välispoliitiline liin vaatab Prantsusmaa ja Saksamaa otsa. Ja noh, meil oma iseseisvust välispoliitikat pole kunagi olnud, see on ka selline. Ja sealt on toimunud see nihe ja nihe minu meelest selgelt halvemuse suunas. Et ma väga loodan, et me saame selle kursi ikkagi korrigeeritud. Sellel konverentsil oli tegelikult üks oluline märksõna, mis on maailmas nüüd praegu kõigi huultel, meelel on antisemitism, mis on oma tõusujoonel ja öeldakse, et ei olegi olnud vist sellist aega, kus ta on olnud nii tugevalt taaskord üleval. Kuidas teile nagu tundub, kuidas Eestimaal antisemitismi puhul me võime praegu tõdeda? No ma arvan, et siin on teatud jõud, kes kuidagi nagu seda antisemitismi veavad ja kahjuks on meie hariduspoole peal üsna palju nagu selliseid jõude. Tallinna Ülikool üsna avalikult on toetanud näiteks Palestiina autonoomiat, kes on tegelikult sama mündi teine külg nagu Hamas, eks ole, et nad mõlemad võistlevad nende rahade eest, kes rohkem suudab juutidele kurja teha, et siis see saab teatud seltskondadelt makstud ja tegelikult nad omavahel üsnagi jagavad seda sama ideed, et võidelda nii-öelda siis kogu see Lähis-Ida juutidest vabaks. Noh, nendel on see sama loosung, eks ole, jõest mereni, et seal nagu ei tohiks olla ühtegi juuti ja see on huvitav, et Euroopa Liit, kus räägitakse, et meil ei tohiks rahvuse järgi diskrimineerida kedagi. Ja siis toetatakse seltskonda, kes tahaks juudivaba Palestiinat luua. Ja siin on jälle täiesti arusaamatu, kuidas võiks Euroopa, kes on nii liberaalne, et peaks toetama nagu sellist mitmekesisust. Ja nüüd Palestiina autonoomia ütleb, et meie tahame luua riiki siia keset Iisraeli, kus ei tohi olla ühtegi juuti. Ja see asi nagu läheb peale, nii et siin on nagu sellised vastuolud lääne ühiskonnas, et hoitakse selle seltskonna poole ilma, et üldse küsitaks, mis ideoloogiaga me siis liitume, kui me selle seltskonna poole hoiame. Ja siin Eestis tõenäoliselt kogu seda temaatikat ei ole nagu lahti räägitud, et mis see antisemitism siis ikkagi on ja kust kaudu ta sisse tuleb, aga samamoodi on nagu Ameerika ülikoolides on Katari ja siin veel mõnede selliste Lähis-Ida riikide rahadega on suuresti sisse söödetud see ideoloogia ja siis ülikoolid ühesõnaga harivadki nagu seda poolt, et tuuakse nagu seda poolt esile. Ja siin Eestis ma arvan, et see sama fenomen töötab ka Eestis, et haridussüsteem sageli võtab selle vastu. Meil Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikool ja seal on üsna palju neid jõude, kes üritavad seda meie rahvusringhäälingu kaudu siis levitada neid mõtteid ja õnneks on meie Riigikogu ja ka valitsus, võib-olla valitsus vähem, Riigikogu on ikkagi üsnagi väljendanud sellist Iisraeli meelsust ja Eesti on saanud ka Iisraeli, ütleme, sellise kaitseotstarbelise koostöö osaks ja see, et möödunud aastal Iisraeli suursaatkond esimest korda Eesti ajaloos siis tuli ka Eestisse päris, muidu me olime ju Soomega jagasime suursaadikut. Aga jah, et sellest on hea meel, et ma arvan, et õnneks on Eestis neid jõude, kes tasakaalustavad seda padu islamismi, aga ega siin praegu ei või julge olla mitte millestki, et siin tänavale tullakse küll väikse seltskonnaga, aga väga kõva häälega tullakse siis terroriste toetama. No siin on see sama termin antisemitism tegelikult juba ilmestab, kui väga on vaja inimesi harida, ennem kui nad hakkavad loosungitega loopima, et semiidi rahvad ei ole ainult juudid, et araablased on ka semiidi rahvad, eks ole, et mõnes mõttes antisemitism on siis kõikide siinse kandi inimeste vastasus. Ja üks ettekandja väga ilusti ütles, et räägime asjast nii nagu on, see on juudiviha. See ei ole antisemitism, see on juudiviha. Ja see on tõesti levinud. Ma küll arvan, et Eestis on olukord tegelikult võrreldes
isegi muu Euroopaga päris hea. Esiteks meil ei ole ajaloolist sellist pikka nii-öelda rahvuslikku kogemust juudi vihaga, et meil on väike juudi kogukond olnud, mis on väga hästi integreeritud olnud ja ühiskondlikult väga niisuguses austatud või ütleme siis heal positsioonil olnud, arstid, advokaadid, eks ole, muusikud ja sellist nagu öeldakse DNA-s olevat juudi viha Eestis minu meelest on vähe. Küll aga vot see täpselt see, millest Peeter rääkis, et siis need ajupesu organisatsioonid, mis ennast reklaamivad kui haridusasutusi, on üles kütnud silmapaistvalt väheharitud ja rumalad inimesed väga agressiivsete loosungitega. Ilma, et nad millestki mitte midagi teaksid, et kui sa hakkad inimestele seletama kõigi elementaarsemad ajalugu, et kust mingisugused asjad alguse said või kes millal siia piirkonda etnilise grupina saabus. Inimesed pole kuulnud mitte midagi sellest. Et ennem veel, kui oli Iisrael, siis seal Golani kõrgendikel, ennem seda seal oli Jordaania, ennem seda seal olid britid, siis olid türklased, siis oli Bütsants, siis olid roomlased ja ennem seda, vot siis ennem seda olid juudid seal. Et kes siis keda nüüd millal okupeerima hakkas. Et see kogu see okupatsiooni jutt tegelikult paljastab seda, et inimesed lihtsalt ei tea ajaloost mitte midagi. Ja kui sul haridussüsteem seda nii-öelda tagant kütab, siis tulemuseks ongi mürk. Nii et tegelikult tuleb seda vastuharidust teha, see on kindlasti oluline. Aga ma arvan, Eestis see seis on ikkagi võrreldes muu Euroopaga väga, väga palju parem ja oluline põhjus selleks, ma tulen tagasi selleks, Eestis ei ole suurt moslemi immigratsiooni veel olnud. Nii et meil on midagi väga hästi ja võib-olla üsna teistmoodi võrreldes kogu ülejäänud Euroopaga. Võime küll selles kohas öelda, et meil ei ole nii halvasti kui teistel, pigem paremini. Ja see palvusommikusöök on koht, kus iga rahva esindaja, kes siin kohal on, saab palvetada oma maa pärast. Just. Et Jumala kaitse võiks olla meie maa üle, et me oleksime seal õigel poolel, ajaloo õigel poolel ja ma usun, et Jumal on kuulnud neid palveid, mis siin on ka palutud üheskoos ühiselt. Mida mina nägin siin, mis mulle väga muljet avaldab ja eks me teame seda ennemgi, juudid ajavad juudi asja ja väga südikalt ajavad juudi asja. Meie tulime siia ajama Eesti asja ja see on nagu see, mida meie siin tulime tegema ja me teeme seda, meie teeme seda Kristuse risti all, nemad teevad seda oma tooral ja meil on ühist asja ajada ka. Ja Jumal tahab õnnistada Eestimaad ka ja kõiki rahvaid Iisraeli rahva kõrval. Ja palvusommikusöögi eesmärk ongi ju mitte ainult paluda rahu Jeruusalemmale, vaid sellega koos kõikidele rahvastele, kes saavad seeläbi õnnistatud. Aitäh Martin Helme, aitäh Peeter Võsu selle põgusa vestluse eest. Kahjuks meie aeg on nüüd otsas ja ma lihtsalt tahan soovida teile head ja õnnistatud konverentsi jätku. Aitäh. Ja nüüd me oleme istet võtnud siin hotelli sünagoogi ukse juures ja ma saan vestelda ühe väga toreda Eesti naisega. Mul on nii suur rõõm tutvuda sinuga Gea Seifert. Gea, sina elad hoopiski siin Iisraelis. Sina ei ole tulnud mitte Eestis siia konverentsile, vaid sa oled tulnud siia Haifa linnast. See on sinu kodu. On nii? No täpselt nii ja, et mina olen nii-öelda kohalik siin Iisraeli mõistes elanud juba Iisraelis siin 12 aastat ja tulin täna hommikul rongiga peaaegu 2 tundi siia Jeruusalemma. Vara hommikul hakkasin tulema ja jõudsin siia Jeruusalemma. Räägi, kuidas sa siia Iisraeli tegelikult üldse oled sattunud mõne sõnaga? No kõige esimene kokkupuude mul Iisraeliga oli aastal 2006, kui ma tulin külla oma sõbrannale, kes õppis Jeruusalemmas piiblikoolis. Ja sealt tegelikult tekkis mul armastus Iisraeli vastu. Ja mäletan ühte sellist hetke, kui ma kõndisin Jeruusalemma tänavatel ja ma nägin ultraortodoksed juute, kellel on hästi suured pered, väiksed lapsed, kõik ühesugused riides. Ja mul tekkis tohutu kaastunne südames nende vastu. Ma mõtlesin, et nad ei tunne ju oma messiat, Jeesust Kristust. Ja kuidagi see piibli kirja koht, et tuli nagu südamesse, et otse kui kanaema, kes tahaks oma tibusid koguda oma tiibude alla. Ja sealt hetkest alates on hakkas nagu südames kasvama armastus juudi rahva vastu ja Iisraeli vastu. Ja peale 2006. aastat siis ma ikkagi peaaegu iga aasta käisin Iisraelis, olin vabatahtlik ja 2012 mul avanes võimalus Iisraeli valitsuse
stipendiumi näol tulla Haifa ülikooli õppima heebrea keelt ja seda 2 suve järjest. Ja 2013 siis, kui mina enda arvates mõtlesin, et nüüd aitab Iisraelis käimisest, et see oli 7. kord juba, et olgu nüüd see viimane suvi, siis oli ka hoopis nii, et ma tutvusin oma tulevase abikaasaga messiaanlikus koguduses, kes nägi mind koguduses ja tuli minuga juttu rääkima, nii et siis järgmisel aastal me juba abiellusime. Ja 2014 saadik olen ma elanud siis Iisraelis 12 aastat juba. Ja teil on lapsed? Meil on 2 väga toredat poega. Jumal on kinkinud meile väga vahvad pojad. 10-aastane Avi Sakarja ja 7-aastane Siim Siilo. Nii et sa oled tegelikult oma lapsed sünnitanud siis siin Iisraelis ja nad üles kasvatanud või praegusel hetkel nad on juba ikkagi päris korralikud poisid, käivad koolis, eks ole, Iisraelis. Räägi natukene, kuidas see on olla siis pereema ja kasvatada lapsi siin selles ühiskonnas? Kui mu lapsed sündisid siin Iisraelis, tegelikult siis ma olin hirmul, kuidas ma hakkama saan kogu selles keelekeskkonnas, et see, et ma õppisin heebrea keelt, see ei tähenda, et mul oli heebrea keel selge. Et mul olid omad hirmud selles kultuurikeskkonnas ja kõik need küsimused, mis siin üleval on, kõik see pidev selline ebastabiilsus. Aga tegelikult ma olen tagantjärgi näinud, et Jumal on samm-sammult viinud kõigest läbi, et minu vanem poeg on nüüd juba 5. klassis, noorem poeg on 2. klassis ja Jumal tõesti on olnud ustav meie perele, meie lastele, lapsed on terved ja neil läheb hästi koolis, et see ei ole kerge olnud siin neid kasvatada 2-keelses peres. Mina räägin oma lastega ainult eesti keeles ja minu abikaasa räägib ainult heebrea keeles, nii et vahepeal on meil siin selline ka arusaamatusi on meil, et selles mõttes ei ole kerge, aga Jumala abiga ma usun, et saame hakkama. See pidi olema tegelikult päris õige nipp, et kumbki vanem peaks rääkima oma emakeeles, siis lapsed õpivad selle õige keele ära. Nii et ma arvan, et see tuleb ilmselt kasuks, et abikaasa nendega räägib oma keeles, et nad saavad õiget keelt õppida. Ikka selles mõttes tegelikult ju kõik see nende kooliõppe ja kogu see sõpruskond ja kogudus räägitakse meil heebrea keelt, et see on loomulik. Aga ma arvan, pluss on see, et nad oskavad ka eesti keelt nii hästi, sest igal suvel, kui me käime oma pere külastamas, siis neil on niivõrd vabad suhtlused minu emaga, oma siis sugulastega. Et see mõttes see on ikka tõeline õnnistus. Mida rohkem keeli inimene teab, seda parem, ma arvan. Et kuna Iisraelis on ka väga palju vene juute, eks ju, ja koolis ka neil on venelasi ja ka araablasi, siis nad ka teavad ka väikseid fraase araabia keeles. No tegelikult vanem poiss õpib ka araabia keelt ka koolis. Ja ka vene keelt tuleb sisse, nii et... Aga kuidas on nagu kristlasena olla siin selles keskkonnas? Kuidas lapsed saavad väljendada oma usku? Ei ole keeruline. Minu meelest ei ole keeruline, et näiteks poegade klassis käib ka araablastest kristlasi, käib venelasi, kes on ka võib-olla katoliku usku. Et keegi pole küll otseselt niimoodi usu pärast taga kiusalt, kuigi tegelikult mul tuleb meelde üks situatsioon. Vanem poeg, tal tuli uus siis Toora õpetaja ja siis ta läks kooli sellise piibliga, kus oli siis Vana Testament ja Uus Testament. Ja siis ta sai küll sellise märkus, et selle raamatuga enam siia kooli ei tule. Et kes võib-olla viltu vaatama kindlasti on ortodoksid juudid, sest nende jaoks ikkagi see Kristus ja messiaanlik juutus ei ole ikkagi õige asi. Aga muidu niimoodi tänavapildis või kuskil tagakiusamist meie ei ole kogenud küll. Jah, aga keeruline on tõenäoliselt olnud võib-olla mitte ainult kristlasena üleüldiselt ortodoksite juutide kodumaal, vaid keeruline on olnud tegelikult ju kogu Iisraelil praegu, eriti viimase paari aasta jooksul. Ma saan aru, et sõjaolukord on midagi, mis tegelikult Iisraeli elaniku jaoks ei ole üldsegi mitte võõras, sest rünnakutega ollakse ju harjunud igasuguse ohu suhtes on inimesi ju koolitatud ilmselt ja teavitatud. Ma arvan, et ka koolides lapsi vist juhendatakse, kuidas käituda. Et lapsed on päris hästi nagu harjunud sellega.
aga Gea, räägi natukene nüüd ikkagi sellest konkreetsest ajast, kus me praegu oleme olnud. Sina elad Haifas ja Haifa on selline strateegiliselt oluline koht, seal on, me teame, sadam, seal on ilmselt mingid hoidlad, kütusehoidlad ja sellised olulised sihtpunktid vaenlase jaoks ja Hezbollah ei ole teilt seal kaugel. Kuidas Haifa elanikuna on olnud viimased 2,5 aastat näiteks? No on olnud keeruline, on olnud suhteliselt keeruline, nii nagu sa ütlesid, jah, et Haifa on üks sihtmärkidest, kuna meil on seal lisaks nendele naftahoidlatele on seal sadam. Lisaks on meil ka seal meie kodu lähedale mitte kaugelt ei jää ka Iisraeli siis sõjaväebaasid. Nii et meie elasime väga ikkagi pikka aega sõja ajal turvaruumis väga tihti. Ja nüüd see viimane konflikt Iraaniga, mis sai alguse 28. veebruar, siis esimesel päeval ma lugesin kokku, me istusime 11 korda, käisime edasi-tagasi siis turvaruumis. Et see oli ikka kohutav tegelikult, et elada sellistes tingimustes, see mõjub närvikavale päris laastavalt. Kuidas need teie laste närvikavale võisid mõjuda? Kas sa nägid ka midagi päris sellist, mis pani sind võib-olla emana nagu muretsema? No ma mäletan tegelikult seda kõige esimest sireeni, mis oli 2023, kui meil algas siis sõda Hamasiga seal Gazas, eks ju. Et esimene sireen oli see mõttes väga suur šokk. Me olime parasjagu just õues kogu perega. Mina läksin tegema sisseoste toidupoodi ja abikaasa oli kuskil teisel poes ja lapsed oli ratastega pargis. Ja korraga tuli nagu see õhuhäire, siis sireen ja väiksem poiss, ta sai sellise šoki, et lihtsalt nuttis õhtu läbi selle ja oli nii suurel hirmul. Et ikkagi see on mõjunud laste närvisüsteemile kindlasti. Et eks me näeme seda hiljem kindlasti ka, aga see pidev selline nagu ebastabiilsus ja sellised nagu tugevad helid väljast. Mina siiamaani õpetan igal juhul, kui mingisugune tugev heli tuleb ja mingi pauk, sest praegu teevad ka need Iisraeli kaitsetööstused teevad ka igasugused proovi nagu raketi saatmisi ja käivad ikka mingid paugud. Ja see on jälle kohe küsimus, kas jälle peame jooksma. Et juba närvisüsteem on nii ellaks tehtud, et juba lihtsalt oled valmis, et jälle midagi juhtub. Et kindlasti see mõjub kõigile, mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele ja Iisraeli ühiskond on ikkagi päris suures sellises emotsionaalses kriisis. Et kui me täna kuulsime ka nendest sõduritest, kes on saanud haavata ja kes on rehabilitatsiooni programmis, et see on ikkagi väga suur stress kogu selle Iisraeli ühiskonnale. Mitte ainult nagu majanduslikult on see suur väljaminek, aga see, mis ta teeb inimeste vaimse tervisega, ma ei kujuta ette, kaua võtab aega selleks, et inimene ja see Iisraeli ühiskond siit nagu terveneb. Kuidas sa tunned, kui sa loed ka neid uudiseid, et kogu maailm mõistab nagu hukka Iisraeli tegevust enese kaitsmiseks ja olles siin siis selle kõige keskel, nende rakettide ja pommide keskel, et mis sõnumi see nagu annab ühele tavalisele elanikule? Ma saan ühest küljest aru Iisraeli sõnumist, et me kaitseme ennast loomulikult, sest et see, mis hakkas toimuma 7. oktoobril, tegelikult Iisrael ei rünnanud Gazat, vaid Hamas ründas meid, eks ju. Ja mida Iisrael tegi, siis ta läks nagu sisse oma vägedele selleks, et kaitsta Iisraeli. Samal ajal see, mis toimub näiteks praegu Liibanonis, ma ei saa kõike õigustada, mida teevad Iisraeli sõdurid seal, eks ju, et selles mõttes Jumal näeb, tema on õiglane kohtumõistja, et ma ei saa kõike seda nimetada ainult enesekaitseks. Kindlasti on Iisraeli sõdurid teinud ka asju, mida ei saa nimetada enesekaitseks. Et ma arvan, ma ei ole see õige inimene, kes seda kõike nagu hindab ja kõike õigustab ka. Aga kui nüüd sa mõtled ühiskonnas laiemalt, et tavaliselt sellised kriisiajad toovad inimesi kuidagi kas Jumalale lähemale või vähemalt nagu teevad natuke vastuvõtlikumaks, et kas see aeg on kuidagi Iisraeli rahvast siin ka omavahel rohkem ühendanud või on pigem tunda, et on palju selliseid jagunemisi ja lõhenemisi, sest öeldakse, et ka Iisraeli ühiskond on kuidagi sellises
vastasseisus ja siin on nagu väga palju sellist omavahelist võitlemist. Kuidas sina tajud seal oma linnas elades, mismoodi omavahel just selles osas on liikumine? Mina arvan küll, et need konfliktid on toonud tegelikult inimesi üksteisele lähemale ja kuidagi toonud üksteisele nagu suuremale abistamisele või mõistmisele. Ma kuidagi tunnetan seda sellist nagu valmisolekut üksteist aidata ja üksteist mõista rohkem. Ja mis puudutab nagu Jumala otsimist, et alles siin võib-olla aastaga tagasi oli Jerusalem Postis oli üks artikkel ja uuriti just seda sama teemat, et kuidas on mõjunud need sõjad, siis need konfliktid praegu Iisraeli rahvale. Ja seal oli suur protsent, kes on sekulaarseid inimesi, kes on hakanud lugema Vanat Testamenti ja lugema psalme. Et ikkagi ma arvan, et see paneb ja nii palju, me loeme iga päev hukkunud sõduritest, kuidas emad matavad oma lapsi, see on lihtsalt kohutav. Et see lihtsalt, ma arvan, et inimene hakkab ühel hetkel mõtlema, et siin elus siin on midagi muud kui ainult karjäär, raha, igapäevane elu, eks ju, et sa hakkad mõtlema millegi kõrgema peale. Et ma arvan, et Jumal ikkagi ka õpetab seda ühiskonda ja toob midagi ikkagi head esile sellest ka, mis me siin läbi oleme käinud. Mis sa usud, mis ootab Iisraeli ühiskonda ees lähitulevikus? No, ja mina ise tahaks loota väga, et tuleks stabiilsem aeg. Tegelikult ma olen olnud siin 12 aastat ja 10 nendest on ju olnud ei ole olnud nii suuri konflikte ja seepärast ma olengi nagu olnud šokeeritud, kuidas nüüd järsku sellised asjad ja siis mulle öeldi, et Gea, rahune maha, et see ongi Iisrael. Et see, kes on elanud siin minu abikaasa, kes on sündinud siin, tema on harjunud juba olnud gaasimaskiga siin ja elanud Liibanon esimese sõja üle. See ongi Iisrael, et siin ei tulegi kunagi sellist rahu, nagu meie arvame. Et konfliktid on siia ajalukku sisse kirjutatud lihtsalt. Sellega me peame arvestama, et kes Iisraelis elavad, need peavad sellega arvestama. Just. Ja ma tahan lõpetuseks küsida, kas te ikka sabatit peate? No selles mõttes, et me käime laupäevate kirikus, samamoodi laupäeva hommikuti meil on sabatiteenistus messiaanlikus koguduses. Siis oleme perega tavaliselt koos, kas käime kuskil väljas või käivad meil külalised. Et aga me ei ole see mõttes nagu tõsiusklikud ortodoksid juudid, et ei vajuta elektrit ja see mõttes võtame rahulikult ja puhkame küll, laupäevati puhkame ja ei tee tööasju. See on küll meie peres kombeks. Et see on see, mida võiks võtta eestlane endale eeskujuks siit maalt ja õppida puhkama regulaarselt kõige selle pinge keskel, eks ju, mis meid saadab. Aitäh sulle, Gea, et sa jagasid oma elu. See on nii tore, et sellel Jeruusalemma palvushommikusöögil võib kohata uusi ja toredaid, mitte ainult inimesi kusagilt kaugetest riikidest, vaid tegelikult oma Eesti rahvast ka siin. Aitäh sulle veel kord ja hea TV7 vaataja. Saadame teile kõigile rahutervitused siit Jeruusalemmast, palvetage selle maa pärast, palvetage selle rahva pärast ja kohtume taas järgmistes saadetes.